engine running. Tänases videos siis paneme kokku sellise raketi, et tegemist on siis Saturn V raketiga, mis siis on ameeriklaste poolt toodetud ja siis seda kasutati eelmisel sajandil Apollo missioonidel kuul käimiseks näiteks. Et jah, siuke vinge vahva rakett. Et noh, mis siin on siis esimene stage nii-öelda, siis on teine, kolmas, siis siin sees on kuumoodul, millega siis maanduti kuu peal ja siis siin mütsike seal on siis kapsel, kus istuvad need astronaudid. Ja mis on suht huvitav on see, et kogu sellest raketist maa peale tagasi jõudiski ainult see väikene osa, kus siis need astronaudid istuvad. Aga jah, selles videos siis paneme selle kokku, värvime detaile, liimime kokku neid, paneme vesikleepse ja nii vist ongi. Et jah, kui peaks huvi pakkuma, siis jätkake vaatamist. Tegemist on siis Reveli toodanguga ja mõõtskaalaks on siis 1/144 ehk siis kogu pikkus, kui see koos peaks olema, on siis mingi 77,5 sentimeetrit ja siis kogu mudel koosneb 82 detailist ehk siis suht palju on neid väikseid juppe siin. Et võtaks selle pakendi lahti ja siis vaatame, mis meid siin ees ootab. Jupid on kõik sellised, nad on nagu resti küljes on nad kõik. See vist peaks olema see alus üldse, kuhu külge see rakett pärast siis püsti jääb, aga seda meil vist ilmselt vaja ei ole tõenäoliselt. Siia ma laotasin laiali need raketi kõik jupid, mis on meil vaja siis kokku panna. Ja siin on ka mingi manual, suht siuke lühike. Siin on ka need vesikleepsud, mis saab pärast siis peale värvimist ja enne lakkimist siis raketi peale panna. Et lisab ka seda autentsust suht palju juurde. Ja siis jah, siin on siis need suuremad keredetailid, kõik silindrilised ja siis siin on need mootori detailid, siin on need paagipõhja detailid näiteks, mis lähevad siis siia keredetailide sisse ja siis siin on näha ka inimesi, 3 inimese kuju on siia lisatud. Ma ei tea, kui hästi neid siit näha on, aga siin 3 tükki on neid. Et pärast, kui selle raketi kokku saab, siis need saab nagu omavahel võrrelda, et kui suur see rakett nagu tegelikult on. Et ta on ikka suhteliselt massiivne. Aga et nüüd edasi toimetada, siis oleks mõistlik kõigepealt sebida värve. Et ma vaatasin siin selle pakendi peal on kohe kirjas täpselt, mis värve meil vaja on. Et siin siis, et vaatame, üritan kuskilt sebida neid Reveli enda värve, mida saab siis pintsliga peale kanda. Kui värvid on olemas, siis jah, hakkame selle manuali järgi neid kokku panema ja siin on kindlasti kõvasti palju lihvimist ja viilimist, kuna siin need valujäljed on suhteliselt agressiivsed. Aga muidu detailsus on neil päris hea.
et ma usun, et midagi väga hullu ei tohiks siin olla, et ma kunagi olen neid automudeleid kokku pandud 1.24 skaalas, mis on umbes nii suured. Et jah, midagi uut ei tohiks olla. Nagu näha, siis ma olen asjaga nii kaugele jõudnud, et ma proovisin siin selle põhikorpuse kuivalt kokku panna, et ma siin ei suutnud kiusatusele vastu panna. Et siin kohe, kui ma eelmise klipi filmimise lõpetasin, siis ma tahtsin ta kohe kokku panna, proovida, et kuidas ta läheb, et ma siin teibiga proovisin ta panna. Et päris hästi istub kokku. Ja siis ma sain vajalikud värvid ka ostetud. Siuksed väiksed potsikud on need siis. Revelli omad, email värvid. Sellised. Et ma sain peaaegu kõik värvid. Mõned ma sain ligi lähedased, aga ma arvan, et nendest täitsa piisab. Need siin 5 tükki. Ja nendega siis värvime pintsliga väiksemaid detaile just siis raketi juures. Et ülejäänud põhineid keredetaile värvime ilmselt spreivärviga. Et siis värvi katvus tuleb ühtlasem. Ja siis ma ostsin ka Revelli enda siukse mudeli liimi. Plastiku jaoks siis peaks ideaalne olema. Aga igatahes nüüd põhimõtteliselt võikski hakata seda manuali järgima. Vaadata, mis siin siis nagu esimese asjana kohe tegema peaks. Et mul siin üleval on ka teine kaamera pandud statiiviga niimoodi väga huvitavalt seina külge. Aga jah, vaatame siis, et esimese asjana tahab ta kohe, et me paneks kokku need nii-öelda, kus see raketi puust kõik välja tuleb. Ma ei tea, kuidas see termin on, et igatahes vaatame, kus need on. Nii, siin ta näitabki siis meile, et kokku liimida. Ja neid tuleb siis 5 tükki kokku. Ehk siis vaatame, proovime, et kuidas nad kokku sobituvad, et need peaks kõik ühesugused olema. Jah. Pärast on näpud ka siin detaili küljes kinni, see on kindlasti väga tore. Et liimime need kõik 5 tükki ära ja siis vaatame edasi. No nii, täna on uus päev järjekordselt ja ma siin käisin poes vahepeal ja süda ei andnud rahu. Ma pidin ikkagi minema poodi ja ostma ikkagi veel selle puudoleva rohelise värvi, millega siis saame teatud detaile värvida. Ja siis ma ostsin veel väikseid pintsleid. Mingidki odavamad võtsin. Siis ma ostsin veel siuksed klambrid, mis äkki aitavad meil kuidagi paremini neid detaile hoida, kui me neid värvime. Ja siis ma ostsin ka veel siukse asja nagu hobikniv. Et igatahes siuke hästi peenikese otsaga nuga. Ja siin on ka veel paar varutera kaasas. Vaat. Võtaks kõigepealt need uued töövahendid pakenditest välja ja siis vaatame edasi. Väga uhke värk. Järgmiseks niisugused klambrid. Päris normaalselt tunduvad. Tänases videos siis unboxime pintsleid. No nii, ma siin paar detaili kruntisin juba ära. Lihvisin neid mootoreid ja nüüd ma siis mõtlesin, et värviks kõigepealt siit seest punaseks need ja siis saab väljast hõbedaseks värvida. Vaatame, kuidas ta katab üldse. Päris hästi katab.
võib-olla oleks võinud kruntida ennem seda värki. Aga noh, savi. Võib-olla, ma ei tea, veits ebaühtlaselt jäi, aga võib-olla teeme siis teise kihi veel. Nii et ma värvin need ülejäänud 5 tükki ka ära ja siis vaatab edasi. Ma vahepeal värvisin ka need kuumooduli jalad ära. Siin kõige vasakpoolsema peal on ka redelit natuke näha. Nii, hetkeseisuga oleme jõudnud nii kaugele, et põhilised keredetailid on kokku pandud ja krunditud. Et suhteliselt mina olen tulemusega rahul ühesõnaga. Ja see suur detail tuli ka päris hästi välja. Et siin on kõige vähem näha seda ülemineku kohta. Et ma siin vahepeal käisin ühes mudelipoes, ostsin sealt siukse pahtli spetsiaalselt mudelismi jaoks mõeldud, et ta on lihtsalt tuubi sees, lased välja ja siis mingi 10-15 sekundi jooksul ta peab selle ära kasutama ja siis ta hakkab vaikselt juba ära kuivama. Ja mingi 15 minuti pärast on ta juba suhteliselt hästi lihvitav. Et sellega ma sain nagu need ülemineku kohad päris hästi ära tehtud. Et selle detailiga oli just kõige rohkem probleeme. Et siin on üks ülemineku koht, et seda väga hästi näha ei ole. Nende kohtade pealt on hea näha, et ma siit ei hakanud neid triipe sisse tõmbama. Et suht savi. Aga muidu siit siin oli suht järsk üleminek oli, et praegu seda praktiliselt ei olegi, ja siin samamoodi. Siis vahepeal ma panin kokku ka siukse detaili, et see on siis see, kus asub see kuumoodul, et seda ma kruntisin ja siis lakkisin. Et ma tahtsin näha, kuidas see lõpptulemus jääb, et ma eraldi valge värviga ei hakanud seda üle värvima. Et see on siis siukene, et käib niimoodi lahti. Nii, ja siis siia sisse käib see kuumoodul. Et selle kuumooduli ma panin kokku. On siis siukene. Ja panin need vesikleepsud ka peale siia. Et siuke päris äge, nagu lisab päris palju detailsust juurde kohe. Nendele detailidele ma panin ka need vesikleepsud ära ja lakkisin ära ilusti. Et päris äge siuke hõbedane jäi. Vot. Ja siis veel need mootori detailid, neid ma vist juba äkki näitasin enne, ma ei tea, ei ole kindel. Et see on praegu mul juba mingi 4. või 5. õhtu, kui ma juba siin nokitsen selle raketi kallal, et suht siuke aega nõudev tegevus on see. Igatahes et järgmine asi, mis on vaja teha on, mis on nüüd selle projekti juures minu arust kõige raskem, on see, et on vaja nendel keredetailidel ära märkida või teibiga ära maskida
et tulevad need mustad osad või mustad triibud või kuidas iganes neid kutsuda, tuleb nii-öelda teibiga ära katta ja siis mustaks värvida. Igatahes prooviks nüüd neid vesikleepsi siia peale panna. Et siin manuaalis näitab väga hästi, et kuhu need lähevad. Et hetkel paneme siis neid siia, siukseid kleepse. Ja need lähevad siis siin täpselt selle musta triibuga ühele joonele või musta triibu keskele siis. Et üritame need panna kuidagi siia, et vaatame, et õiget pidi ja et enam-vähem keskel oleks. Peaks nagu midagi sükest olema. Selleks on mul siia võetud kraanist kõige kuumemat vett, mis kraanist tuli. Et süke soe kuum vesi aitab nagu sellel kleepsul siit paberi küljest hästi lahti tulla. Ja siis on seda hea kasutada nagu. Et nii kaua, kui selle kleepsu all vett on, saab seda ka enam-vähem liigutada kuigi palju. Praegu ta liigub päris hästi. Et paneme ta umbes paika. Ma usun, et nii on väga hea. Et siis selle paberiga tõmbame siit kleepsu alt nagu selle vee ära ja siis ta jääb sinna enam-vähem kinni. Et kui kui praegu näiteks mingi näpuga või küünega üle tõmmata, siis ta tuleb siit kohe maha. Et sellepärast ongi, et paneme kleepsud peale ja siis lakime ära, et siis see lakk kaitseb seda kleepsu. No nii, olen nüüd jõudnud nii kaugele, et kõik detailid on värvitud. Panin kõik kleepsud külge ja siis näitan siin lähemalt neid natukene detailsemalt. USA, see on põhiline. Siis siin on mingid väiksemad kleepsud veel. Siis siin tiibade küljes on ka mingid tähed nagu A-st kuni D-ni. Et päris lihtne oli panna neid kleepse, et ei olnud midagi keerulist. Ja siis siin keskel on USA lipud. 4 tükki. Ja sükene ta ongi põhimõtteliselt. See on siis see esimene stage raketi küljest. Siis teine stage on selline. Siin oli ka paar suuremat kleepsu. United States. Ja mingid väiksemad siin mustad. Ja siis siin on mingi sükene ka veel. Siis see järgmine ülemineku jupp. Et siin ma selle värviskeemiga tegin veits oma loomingut. Et ma ei osanud või viitsinud teha seda originaali.
ja siis viimane on selline. Siin ei ole midagi erilist, aga seda ma juba natuke lakkisin. Et siuke suht hea lõpptulemus on minu arust. Ja siis nüüd järgmise asjana tulebki need ära lakkida. Ja ma veits seda lakkimist kardan, kuna selle musta värviga, Revelli värviga on probleeme, et siin see ongi see esimene detail, mis ma värvisin. Ja siis kui natukene liiga palju lakki korraga panna, siis ta hakkab seda musta värvi nagu sulatama veits ja siis see koorub maha. Et ma esialgu üritan väikseid kihte panna õrnalt, udukiht, seda lakki ja siis vaatab, et kuidas saab ja mis saab. Aga siis jah, ma lakin ära ja siis vaatab edasi. Nagu näha, siis ma sain selle raketi lõpuks valmis. Et kõik detailid on värvitud, liimitud, kõik leepsud on ära pandud ja ka lakkisin kogu selle raketi ära. Et õnneks selle lakkimise käigus mingid probleeme ei tekkinud, et värvi ei hakanud kuskilt kobrutama ja need vesikleepsud on ka kõik hästi oma koha peal. Et sellega mingid probleeme ei tekkinud. Ja lõpptulemus jäi minu arust väga hea. Et mina olen rahul. Ja siis jah, siin all on ka inimese kujuke, panin ta praegu siia lihtsalt võrdluseks, et kui suur see rakett siis tegelikult päriselus on. Et suhteliselt suur jürakas tükk ikkagi. Aga jah, et see projekt oli siis põhimõtteliselt eelprojekt järgmisele projektile. Et seda siis näeb juba täpsemalt järgmises videos tõenäoliselt. Aga jah, et siis selleks korraks on kõik.